kalale minek kell on 6:30. Ma olen hetkel Keilas startimast ja olen suunaga Tallinnasse, võtan sealt oma sõbra Kevini peale. Ja siis plaan on Jõekat minna püüdma. Me oleme kuskile Kesk-Eestisse minemas. Täpselt ei tea veel millise jõe peale, aga vaatame enam-vähem ilma järgi. Ja siukse viimase tunde järgi, millisesse lähme, seal on päris palju erinevaid varianti, kuhu minna. Aga davai, asun teele. Tšau! Nii putukes. Keviniga lähme siis siin. Kevin on siin. Keviniga lähme siis Jõekat püüdma. Kohe alustades kuskilt võssist läbi. Ei julgenud mingi venna hoovist läbi minna, kuulsime kaugelt. Mingi koer haukus. Igaks juhuks ei tahtnud kaalakaid ära rikkuda. Aga igatahes panime varustuse kokku ja liigume jõe poole. Hakkame ülesvoolu kõndima. Mis meil ilm räägib täna? Terve hommiku sadas vihma, praegu on päike välja tulnud. Tõenäoliselt hoovihma saame veel päeva jooksul. Aga siis me läheme vaatame, kas kala vees on. Davai, tšau! Läheb võssiks ära. Siin on mingi küngas. Näe, jõgi. Hakkame püüdma. Jõgi, jah? Ja. Ära kuivandad. Aga vist, ja, ma juba näen vist jõge. Kevin võttis esimese juba veest välja peaaegu. Ainult kivi taha ja läks minema. Aga isegi siin olemata taimestikuga vees on mingi kala sees. Näe, oot. Ossu kurl. Kohe küünalt ka. Kuule, aga ma tahaks ka saada. Tõmba korra peale, ma panen. Vaata, ma panen siit. Siis ei ole ka. Op, mul ka. Mul on täitsa ilus ju. Opa, tii. Ma siin suure suuga kõnnime ja räägin, et no siit me küll kala ei saa, no kõnnime ikka edasi. Kõnnime ikka edasi. Ja tagasi. Ops. Läks vits peres äris. Op. Ilus kala. Ei ole vist ilus. Mõõdus ei ole. Ei ole, aga mul on üle kännu. Hakkasime siit edasi minema ja siis järsku läks nii sügavaks, et enam põhja all ei olnud. Üritame kuidagi siit muda seest välja saada ja kaldasse saada. Mul on kala otsas praegu, aga kala hüppas kuidagi üle puu niimoodi. Istub seal kuskil. Vaatame, kas saame kätte. Kopratamm on meil täpselt ees. Mõtlesime, et lähme natuke sellest kopratammist ülesvoolu ja siis viskame täpselt sinna kopratammi ette. Kala istub ninaga ülesvoolu. Tagant väga ligi ei saa. Üle kopratammi väga viskama ei hakka. Praegu on päris hästi läinud. Ma arvan, me oleme mingisugune 4-5 kala saanud. Suurem, väiksem. Uskumatu, vaadake kui madala see. Näe, ujuvad. Aga reaalselt siin on 20 senti vesi. Priske poiss. No nii. Ilus kala. Tagasi. Läks uuesti tammi jälle tagasi. Päris hästi läheb praegu. Ei oska midagi öeldagi kohe. Mingi ühe päev ikka tiksub see. Panen täpselt sinna. Vaata nüüd. Nüüd tuleb raudselt. Kinni. Kinni? Jaa. Sinna vasakule kivi alla. Liigu maandas. Madal. Oi! See oli täitsa normaalne kala. See oli küll 30 mingisugune pluss juba. Päris madal seal on. Uskumatu tõesti. Aga ma teen selle siis lõpuni, mis sul pooleli jäi. Sa tahad oma laidile lõppuda. Vist läksi katki? Nägi, oli veel suurem. Oli? Lõpeta ära. Ei, ma arvan, et need 2 olidki seal.
Davai, teeme viski sinna kividest üles poole. Kevin ütles mulle, et seal on kala. Vaatame siis. Mis asju? Ma ei tea. Kinni. Mul jäi niimoodi veerendi peale ja hakkas maha libisema. Jõgi läks päris madalaks, et tõmbasime siia kaldasse ja läheme parem läbi võssi. Väga kiiresti ei saanud siin liikuda, sest siin on mingi tehislikult tehtud siuke kudemispaik. Päris palju siukest kruusa ja suuremaid siukseid kive. Suht ebameeldiv on kõndida nende sees. Teoorias, vähemalt paberi peal oli siin jões määratud see, et siit kuskilt peaks minema sügavamaks. Praegu sedamoodi üldse ei paista. Läheb pigem madalamaks. Kaugel paistab juba väike paradiis. Nats on veel minna. Ma ei tea, kas te kaamera... Op! Seal kaugel. Nägid? Vesi on laiali löödud. Ma nägin nagu, kuidas see suuv tuli vee peale, ta midagi pinnalt võttis. Üks kala täpselt läbi. Siin peaks tegema nüüd nii pika viske, kui üldse saab. Ma üritan nagu võimalikult madalalt panna. Siin ei tohi eksida. Teist võimalust ei saa. Sain heina. Ta oli nagu nõks kaugemal. Nägid. Ai, oota. Ja! Sa viskasid ka täpselt raudselt kännu külge, onju. Ops! Sama oligi sööja. Lõpeta ära. Ma nägin küll suuremat. Me nägime siin ilgelt vaeva kala kätte saada ja selle eluka pärast. Kui me natuke edasi, siis selline jõgi ootab meid ees täiesti rohtu kasvanud. Üritame siit edasi pressida, äkki sealt poolt tekib ikka mingi kanal võiks vähemalt jõe keskel olla, kuhu saaks visata. Siis võib täitsa hea olla. Nii. Ja, tuli, nägid? Oli jah? Ja, uuesti. Teist korda. Ilus saab. Ma ei näinud, ma just nägin vett liikumas. Oli. On. Läks ära. Ilus. Kein võits praegu mingi väikse putuka. 20 senti. Ilusa küünla tegin. Panin just kaamera kinni täpselt sellel hetkel, kui sul võttis. Selline on siis meil Eestis jõeforelli püük. Täielik karupesa. Üle kändude, siis on siin igal pool kopraaugud. Kõige tavalisem asi jõeforelli püügi juures on see, et ühest otsast oled kinni kuskil puu otsas. Teisest otsast sa oled kuskil rohu küljes kinni. Ja siis naudid seda. Kevin nägi just kilost jõekat ees, ma üritan kuskilt siit vaikselt võssi seest hiilida. Ma teen ühe viske veel sinna kuskile. Kusjuures, kui on kõht tühi, siis ega sa ei saa seda suurt kala kätte, sa teed nii palju vigure. Ma ei suuda tühja kõhuga opereerida väga hästi. Tegime kiire lõuna ja lasime kalal natukene oodata, nüüd viskame uuesti. Kevin tegi esimese viske juba ja oleme mingisugune 2-3 tundi juba nüüd siin liikunud ülespoole ja algutus päris hästi, aga nüüd lõpp on läinud päris raskeks. Jõgi on läinud väga madalaks ja hästi palju on maha kukkunud puid ja kopratammesid. Siin on üldse selline kopratamm, kus põhimõtteliselt veevahe mingisugune meeter. Siis pole ime, et sinna vesi ei jõudnud, seal oli lihtsalt nii madal. Siin on nagu jõgi 2 korda laiem ja mingisugune sügavus on ka meeter. Aga davai, me liigume edasi. Pop. Päeva suurim kindlasti. Samal ajal, kui ma olen keset jõge uppumas. Ma isegi ei tea, mida ma teen praegu. Mul on käsi on otsapidi vees praegu. Mul on 8. Ahah. Kevin võttis mõõdus kala välja. 38 senti.
tegi pisut mürglit ka siin. Tuli siit täitsa puu kõrvalt, siit roo vahelt. Jõgi on ise täiesti sohu kasvanud, aga kala ikka ujub. Ja läks. Jah. Tuleb veel. Veel muidugi. Raudselt tuleb. Davai. Kevin võttis jälle mingi ilge kolli. Otsas või? Ilge hüppega tuli. Otse tõmbasid veest välja. Ilus. Umbes samas mõõdus. Juba törtsu väiksem. No nii. 39. Ilus kala. Ma nägin kaugelt, kuidas ta tuli. Tuli päris ilus. Ma ei tea, ma just ta tuli õhust. Endast kohe. Tšau, võtan päeva kokku siis. Oleme tagasi siin tammi koha peal, autoni on minna veel mingisugune circa kilt. Ja just lanti ka kuu otsa, Kevin läheb sellele järgi. Aga seis oli siis selline, et me saime 2 mõõdukala. Üks oli 39 ja teine oli 38 ja kõik tulid kuskilt täiesti võpsikust. Alguse poole, kui me sisse tulime, siis saime ka natuke väiksemaid, aga enamus aega lihtsalt kõmpisime läbi võssi. Ilmateade küll lubas päris kõvasti vihma meile täna, aga vaatamata sellele meil on päris kena ilm olnud. Mingid vahepeal on siuksed tugevamad tuulehiilid, aga siin metsa sees see väga ei häiri meid. Aga keegi võiks küll tulla ja selle kopratammi siin maha lammustada. Ma ei saa aru, kuidas nad need koprad suudavad neid kive siia tassida. See on küll nagu täiesti uskumatu. Kogu see tamm on kive täis. Reaalselt vee vahe on siin mingisugune circa meeter. Aga olgu, davai, järgmise korrani. Tšau! Ausalt öeldes ei teagi, miks me kalale tuleme. Kui peab sellises võpsikus kõmpima. Puu ka risti ees.